Nii, jätkame siis oma lugemist. Täna on 4. 4. mai. Olen päevad ka juba sassis. Nii, me oleme jõudnud soolestiku juurde. Kui toit liigub maost peensoolde ja sealt edasi käärsoolde, teeb ta läbi peenestamis-, imendumis- ja eritumisprotsessi. Samamoodi on soolestik seotud füüsilise ja mittefüüsilise tegelikkuse absorbeerimise ja eritamisega. Seal tekib meie kraam. Seal seedime oma tarbimist ja oma reageeringuid. Kõht on tunnete keskus. Meil on kõhutunne ja me võime saada emotsionaalse löögi allapoole vööd. Tunded võivad soolestikku kinni jääda, võimetuna leidma väljendust või vabanemist. Kõht kasvab alla surutud tunnetest või vajub sisse väljendamata igatsusest. Seedimine ja imendumine leiab aset peamiselt peensooles. Abiks on maks, kõhunääre ja sapipõis. Saabunud informatsioon murendatakse väikesteks osakesteks ja otsustatakse, mida iga osakesega peale hakata. See on analüüsimis-, detailiseerimis- ja eristamisprotsess, millest sõltuvad kohased reaktsioonid. Probleemid selles piirkonnas viitavad ülemäära analüütilisele või kinnisideelisele suhtumisele, samuti võimetusele eristada vajalikku ebavajalikust. Jäme sooles jõuab toitainete seedimine lõpule, saab valmis väljutamiseks. See piirkond tegeleb vabaks andmisega. Seega on siinsed probleemid seotud klammerdumisega millegi külge, mis on oma aja ära elanud. Tegemist võib olla tusa või kurbusega, millest kinnihoidmine pikendab valu, samuti hirmuga lahtilaskmise ees, sest puudub usaldus. Vot nii, kandidoos. Kandidoos on soojade niiskete kehapiirkondade, näiteks suu, soolestiku, põie või tuppe nakatumine pärmseentega. Mõnikord võivad tekkepõhjuseks olla antibiootikumid või siis nõrgenenud immuunsüsteem. Seede elundkonnas esinev kandidoos viitab hirmule kellegi või millegi sissetungi ees ning tundele, et sul puudub kontroll. Hinge salakuule. Ja samuti näitab see, et meie tavapärane elukeskkond on tasakaalust väljas või häiritud. Võimaldades teistel energiatel sisse pääseda ja end meie sees hästi tunda. Kas tunned end eriti ebakindlalt? Kas miski närib sind? Kas sul puudub kontakt oma sisemise jõu ja taastumisvõimega? Mida on vaja stabiilsuse taastamiseks? Nii tuleb ühe huvitava nimega, mida ma ei tea, mis see on, koliit. Tegemist on nakkuse, toiduallergia või stressi tekitatud põletiku ja ärritusega jämesooles, mis põhjustab veritsust, haavandeid ja kõhulahtisust. Koliit viitab tugevale ärritusele ja pettumusele seoses toimuvaga ning võimetusele sündmusi seedida või täielikuks omaks võtta. Viha võib sellel puhul seotud olla võimu ja juhtimisprobleemidega. Samuti on võimalik, et vaba tahte väljendamiseks pole piisavalt ruumi. Põletik on seotud vihaga. Kas jätad raevu endasse, elamata seda välja? Kui põletikku on põhjustanud nakkus või allergia, siis mis on tunginud sinu sisse ja mõjutab sind nii tugevasti? Kui seda põhjustab stress, siis miks sa sunnid ennast nii kõvasti tagant? Mida sa tahad tõestada? Nii, nüüd tuleb kõhukinnisus. See jääb minu kohta. Mul oli kõhukinnisus. Aga nüüd, kui ma seda sinapöötikut võtan, siis enam ei ole. Kõhukinnisus tekib lihaste kokkusurumisel ja viitab mentaalsele või psüühilisele surutisele, mis on üheks võimaluseks tundeid vältida. Selle aluseks olev emotsioon on hirm. Hirm tundmatuse või selle ees, mida tulevik toob.
Kõhukinnisus on tavaline reisil, elukoha vahetuse puhul ja siis, kui sul on probleeme raha või suhetega. Need sündmused tekivad ebakindlust tuleviku ees, tekitavad. Kõhukinnisus on seotud kiindumusega, ohutusest ja turvalisusest kinnihoidmisega. Seda esineb sagedamini kontrollivate ja kinnistunud inimtüüpide puhul ning see tekib hirmust, millised tunded võivad kontrollita esile kerkida. Ma kõva kontrollija olin, hullult kõva. Üks võimalus oma tundeid vältida on olla alati tegevuses, kuid nii pole ka kehal aega õigesti funktsioneerida. Kui sa hommikul kiiruga kodult välja tormad, on sisikonnal raske normaalselt funktsioneerida. Kõhukinnisuse puhul on tegemist päraku lihastesse kinni jäänud mõjujõu ja võimuga. Samuti võib see seotud olla meie vanemate ja nende suhtumisega soolestiku töösse, kui olime lapsed. Aga ka võimu omavate inimestega, näiteks ülemus, usujuht või abikaasa, keeldumine normaalsest potil käimisest on üks väheseid võimalusi, kuidas laps saab oma tahet avaldada. Potil käimine on alistumine. Kõhukinnisus on võimust kinnihoidmine. Kuna roojamine sümboliseerib lõplikku lahtilaskmist, viitab kõhukinnisus ka sellele, et meil on midagi lõpule viimata. Võib-olla pole me veel omandanud kogu õppetundi, mida mõni olukord on pakkunud. Lihaste pingestumine on viis, kuidas meile teada anda, et jätkaksime sisemiste blokeeringute vallapäästmisega. Võib kuluda pikk aeg, kuni olukord paraneb ja me õpime olema mängulisemad ja spontaansemad. Kõige tähtsam on siiski õppida oma tundeid väljendama ja seejärel vabaks laskma. Sügavamal tasandil on tegemist usaldusega. Usuga, et kõik saab korda. Usaldusega meid ümbritsevate inimeste vastu, usuga, et asjad kulgevad nii, nagu peab, ka ilma meie kontrollita. Ja usuga, et universum on meile toeks. No väga tark jutt. No tagasi mõtlen selle kõige peale, siis oleks ma siis olnud nii tark nagu praegu. Kõhulahtisus. Siin võib olla tegemist bakteritest ja viirustest põhjustatud infektsiooni või stressi ja hirmuga. Infektsiooni puhul võime endalt küsida, mis on meid nii tugevasti nakatanud või mõjutanud. Kas sul on tunne, et oled saanud emotsionaalse löögi allapoole vööd? Kas kardad midagi, võib olla oma tundeid? Kas tunned toidumürgituse puhul, et keegi või miski mürgitab sind? Kui tunneme, et meil on liiga palju teha ja stress kasvab, siis võime tahta, et kõik saaks juba mööda nii ruttu kui võimalik. Kas tahad kellegi eest põgeneda? Kas on midagi, millest tahad lahti saada? Kõhulahtisus võib tekkida, kui meie kogetu häirib meid emotsionaalselt, aga me ei tea, kuidas selliseid tundeid nagu paanika või lein sellega toime tulla. Sel juhul oleme nagu loomad ja tühjendame soolestiku kontrollimatult. Kas jätad mulje, et oled tugev ja kindel, aga sisimas tunned end ebakindlalt? Kas oled hirmust püksid täis teinud? Pidev kõhulahtisus tähendab absorbatsiooni puudumist. No seda ma küll ei tea, mis asi see tähendab. Kas sa lükkad hirmust läheduse ees tagasi armastuse ja hoolitsuse, mida sulle pakutakse? Oluline on leida taas kontakt oma sisemise kindlustunde ja jõuga. Võtta aega ja läbi elada kõik toimub, suutes sellest täiesti kasu saada. Kui kõhulahtisus on ka puhastus ja organism puhastub täiega, siis ongi hea, et lööb vahel korgi eest ära. Kui ise ei oska vabastada, siis keha ise vabastab. Ärritatud soolesündroom. See tervisehäire põhjustab tõsist kõhuvalgu, kõhukinnisust või lahtisust ja kõhutuult. Siin pole tegemist niivõrd soolestiku
kuivõrd närvide probleemiga, mis tekitab lihaste kokkutõmbmist ja spasme. See on üsna tavaline häda, mille põhjuseks on sageli stress. Häired on seotud võimu ja piiride säilitamise või lahtilaskmise ja kontrollist loobumisega. Võib esineda tugev hirm, enesekindluse puudumine või tundmatutes olukordades tekkiv närvilisus. Ka suhted mõjutavad koolonit, eriti just lähedase ja turvalisusega seotud valdkondades. Milline osa sinust on nii segi paisatud? Millest hoiad kinni sellise jõuga, et see sind sõlme keerab? Mida sa pead tegema, et seda osa endast õgvendada, keerud lahti harutada? Mida on vaja vabaks lasta? Pärasool. Paljud eritamisega seotud probleemid on pärit lapsepõlvest. Väikelapsel on 2 peamist võimalust oma vanemate üle kontrolli saavutamiseks ja need on pakutud toidust keeldumine või selle vastuvõtmine ning roojamisest keeldumine või sellega nõustumine. Vaata sellise nurga alt ma veel ei ole mõelnud. Mõnda last sunnitakse tundide kaupa potile istuma, sest vanemad tahavad näidata oma võimu lapse üle. Päraku lihaste lõdvestamine on alistumine keha loomulikule rütmile. Lihaste lõdvestamisest keeldumine viitab vastuseisule kõrgema jõu suhtes ja hirmule kontrolli kaotada. Meie suhe roojamisega viitab meie suhtumisele omaenda sitta. Meie sisemisse valusse ja pimedusse, kas meil on kerge aktsepteerida ja vabaks lasta või me klammerdume ja hoiame kinni. Pärak on keha viimane väljapääsukoht. See on lähedalt seotud suuga kui esmase sissepääsukohaga, aga kui suu on teadvuslik piirkond, siis pärak viitab pigem alateadvusele. See on meie olemuse privaatne varjatud osa, mis on peidetud pilkude eest tuhara voltide vahele ja kust leiab sageli viha, vägivalda, väärkohtlemist, mida võib olla põhjustanud soovimatu sissetung. Viha suus on tunda lõualuus. Viha pärakus on tuntav pingul lihastes, tugevas ärrituses või valulikkuses. Kas keegi on sul nagu takjas tagumikus? Pärasoole piirkond on ka tunnete hoidla, kus puutume kokku pingeliste või eluohtlike situatsioonidega. See võib olla lihtsalt töövestlusel või esimesel kohtamisel oma tunnete otsa istumisega. Mis juhtub, kui sa sellel minna lased? Hinga teadlikult sellesse piirkonda ning vabasta pärasoolest ja tuharatest kõik pinged. Mis tunne siis on? Pärakuveeni pomud ehk hemoroidid tekivad, kui me roojamisel väga tugevasti pressime, püüdes protsessi kiirendada või kui roojamine on raskendatud. Hemoroidid võivad tekkida emotsionaalselt rasketel aegadel, kui hoiame kinni probleemidest ja tunnetest, mis tuleks vabaks lasta, või kui tahame lahti saada millestki enne, kui oleme selle täielikult omaks või endasse võtnud. See on väljaheitmise ja kinnihoidmise vaheline konflikt, mis võib peegeldada armastuse ja kaotuse, alistumise ja kontrolli, hirmu ja usalduse vahelist konflikti. Väga huvitav. Nii, nüüd tuleb maks. Maks, kui toit liigub peensooles, aitavad seedimisele kaasa maksa ja kõhunäärmest eritatavad nõred. Maks on kehas üks tähtsamaid elundeid. Seal kahjutustatakse mürkained, muundatakse rasvad energiaks või valmistatakse ette ladestamiseks, muudetakse proteiinid ja teised toitained kasutuskõlblikeks ning toodetakse sappi, mis jääb hoiule sapipõide, valmis lõhustamata rasva.
Inimesed, kellel on maksaprobleemid, kannatavad halva seedimise all. Neil on madal energiatase, vähene isu, peavalu, silmaprobleemid, väsimus. Kui liialdame mürkainetega, alkoholi ja narkootikumidega, teatab maks meile mingil hetkel, et manustatav kogus on liiga suur ja sellega füüsiliselt ja psüühiliselt toime ei tule. Kas sa lähed oma piiridest kaugemale? Kas oled kaotanud võime eristada, mis on mürgine ja mis on kasulik? Sõltuvuse olemuses on oma piiridest hoolimata pidevalt järele anda. Manustatavad mürkained tekitavad meist tõsisemaid toksilisi seisundeid. Maks ei ole lihtsalt mürkainete ladestamise paik. Hiina meditsiinis tuntakse maksa kui kohta, kus asub viha, eriti allasurutud viha, mis koguneb maksa ja võib plahvatada. Sõltuvuse fooniks on sageli mahasurutud viha. Tunnustamata või väljendamata viha viib depressiooni või häbi, armukadedus ja ärrituse tekkimiseni, mis edaspidi kurnab meie energiat ja võib kahjustada isegi immuunsüsteemi. Vihaga on seotud kibestumine ja vimm, mis väljenduvad sapi tootmises ning süütunne, lootusetus, pettumus ja vihkamine. Kui see sapp ära kellelgi, sapi põis ära lõigatakse, siis lõigatakse kõik asjad nüüd välja ju. No on ju niimoodi ju. Kõik kujutad ette, mis seal kõik sees on. Kibestumine, vimm, süütunne, lootusetus, pettumus, vihkamine. Sügavamal tasandil on maks seotud ka tähenduse ja eesmärgiga. Laiskmaks tekitab depressiooni, mille tõttu elu tundub mõttetu. Maks annab elu, seetõttu näitab maksa seisund, mil määral me suudame elu haarata või kui enesehävituslikud oleme, täites end mürkainetega, et tõsisemaid teemasid vältida. Terve maks õhutab entusiasmi, loovust, sisemist jõudu ja taastumisvõimet. Hepatiit. Seda maksainfektsiooni põhjustab tavaliselt viirus, mis lokkab halbades sanitaartingimustes, eriti vaesemates piirkondades. See haigus levib ka nakatunud vereülekandega ja samu süstlanõelu kasutatavate narkomaanide hulgas. Hepatiit viitab sellele, et kadunud on võime eristada õiget ja valet. Vahe hea ja halva vahel on hägustunud. Nii et toksiine ja mürkaineid ei peeta enam kahjulikeks. Sulle tundub, et miski valdab sind või et elujõud on sust välja imetud. Kas oled kaotanud eneses lugupidamise? Mis mõjutab sind nii sügavalt, et see avaldab mõju sinu sisemistele tunnetele elu tähendusest? Kui põhjuseks on narkootikumid, siis milliseid emotsioone sa maha surud või eitad ning seejärel narkootikumide tekitatud kunstliku ülevusega asendad. Sapipõis. Sappi, mida toodab maks, säilitatakse sapipõies. Sapp on mõru rohekas vedelik, mis lõhustab rasvu, et neid oleks kergem seedida. Sapi puudumine tähendab, et seedimine kestab kauem ja me võime tunda iiveldust, mis viitab võimetusele lahustada ja assimileerida endasse saabuvat informatsiooni. Me võime tunda, et ei suuda midagi mõista. Sapp kui karakteristik on seotud enesekehtestamise, kibestumise, tigeduse ja pahatahtlikkusega. Sapi atakid johtuvad kibestumus või vihahoost, mis meie sisemusest kerkib. Mis tekitab sinust kibestumist ja halba tuju, mida on nii raske seedida ja omaks võtta? Sapikivid tekivad sapipõies ja tekitavad tugevat valu, kui ei pääse välja. Nad koosnevad tardunud vedelikust, mis vastab tardunud või väljendamata emotsioonidele ja võivad tekkida, kui tahame alati teistele meeldida või anda, olles samal ajal kibestunud,
et meile ei anna keegi midagi. Kivide moodustamiseks kulub aega, seega väljendavad nad vimma, mis on kogunenud pika aja vältel. Sapikivid viitavad vajadusele mahendada ja vähendada kibestumust ning aru saada, et kõik on hästi, kui ütleme teistele ei ja oma vajadustele ja. Me ei pea olema nii vihased, et saada seda, mida vaja. Kõhunääre toodab olulisi ensüüme, mis lõhustavad süsivesikuid, rasvu ja proteiine. Tänu ensüümidele saavad muutused aset leida. Ilma kõhunäärme toodetud ensüümideta ei suuda me korralikult toitaineid seedida ning need liiguvad läbi organismi seedimata kujul, põhjustades seedehäireid, iiveldust, paistetust, isegi kõhulahtisust. Kas tunned, et ei suuda eelseisva situatsiooniga toime tulla? Kas see tundub seedimatu ja liiga suurena? Mida on vaja muuta, et suudaksid oma tundeid seedida? Kas oled vastu sellele, et sinu eest hoolitsetakse? Kõhunääre toodab ka insuliini ja glükagooni, mis hoiavad veres õiget suhkru ja glükoosi taset. Keha vajab kogu aeg glükoosi, et rakud saaksid vajalikku energiat. Glükoosi saadakse toidust ja seedesüsteem lõhustab selle. Kui glükoos jõuab vereringesse, eritub kõhunääre insuliini, et glükoos saaks imenduda. Kui glükoosi on liiga vähe, siis toodetakse tasakaalu säilitamiseks glükagooni. Veresuhkru taset mõjutab ülemäärane adrenaliin, eriti kui oleme stressisituatsioonis. Kõhunäärme probleemid on seega seotud tasakaalu säilitamisega elus. Tasakaalu andmise, saamise, töö ja lõbu, hirmu ja armastuse vahel. Suhkrutõbi tekib siis, kui pole piisavat insuliini, et organismi saabuva glükoosiga hakkama saada või kui kõhunääre üldse insuliini ei tooda. Mõlemal juhul koguneb suhkur verre ja eritub uriiniga. Seda ei muundata energiaks. Suhkrutõbi võib olla pärilik. See võib kaasneda narkootikumide tarvitamisel kõrvalnähuna. Selle võib vallandada ka emotsionaalne stress. Nagu suhkruhaigetel on raske omastada toidust suhkrut, nii on neil raske omaks võtta ja aktsepteerida ka armastust. Suhkrutõbi on seotud tundega, et meil on elus kas magusast puudus või magusat üliohtralt. Põhjuseks võib olla kaotus või üksildustunne. Lastel võib suhkrutõbi välja kujuneda ajal, mil nende vanematel on probleeme, näiteks seoses lahutuse või kellegi surmaga. Ja lapsed tunnevad, et nemad on kaotuse põhjustanud või et vanemad ei armasta neid enam. Samuti siis, kui vanemad või partner on lämmatava, üleliia armastava loomuga. Kui suhkrutõbi tekib vanemas eas, siis on see sageli seotud tüsedusega ning viitab seosele liigsöömisega, et kompenseerida armastuse ja hoolitsuse puudujääke. Samuti suutmatusele armastust vastu võtta. Raske on olla iseseisev, kui oled pidevalt sõltuv insuliinist. See tekitab sõltuvuse kodust. Suhkruhaiged lapsed võivad teiste lastega võrreldes elada kodus pikemat aega ning muudab raskeks püsisuhte loomise. Samuti esineb pahameelt, et pead iseenda eest vastutama, soovi olla armastatud, aga ise mitte armastada, olla hoolitsetud nii, et ei pea ise andma. Kui organismis leiduv suhkur liigub otse läbi keha ja eritub uriiniga, tekitab see kurbust ja üksijoleku tunnet. Suhkruhaiged tunnevad sageli, et nad on emotsionaalselt isoleeritud, võimetud endast midagi andma. Suhkrutõve puhul on tegemist ka võimega armastust anda nii endale kui teistele. Sellest tõvest tervenemine tähendab seega iseenda armastamist, tasakaalu leidmist,
arendades endas võimet nii armastust anda kui vastu võtta. Ja hüpoglükeemia tekib, kui veresuhkru tase langeb ülemäära füüsilise pingutuse, toidupuuduse või liiga suure insuliini koguse tõttu. Võib-olla oleme andnud teistele nii palju ära, et endale ei jää midagi. Meil on vaja aega, et taastuda, tulla tagasi oma olemuse juurde, saada veidi hoolitsust. Seisund viitab ka armastuse soovile ja pidevale vajadusele leida kinnitust, et meid armastatakse. Vaat nii. Ja tänaseks on kõik, et ma panen salvestuse kinni. Ja